Hei, hakkame nüüd sidruniküpsiseid tegema. Selleks on meil vaja võid. Mul on siin pool pakki võid. Nii, pool pakki võid läks ära. Ma lisan veel kuigi palju võid siia hulka. Hakata poolitama või mitte hakata. Sõltub, kui palju ma pärast küpsetada viitsin, aga ma vist ei poolita ka, ma panen kõik ära. Nii et võid, ikka sai siia. Lisame siia või sisse näpuotsaga soola ja südame järgi umbes täpselt kuigi palju suhkrut. Et ikka magus oleks. Siia suhkru või segulka ma lisan veel 2 muna. Nüüd lisan ma siia muna, suhkru või segulkaga riivitud sidrunikoore ja paar lusikanet sidrunimahla on ka siin. Ja nüüd ma hakkan mikserdama, et suhkur, või ja sidrunimahl omavahel ilusti seguneksid ja või ära sulaks. No nii, põhimõtteliselt on selline kreemias võisegu valmis. Ja kui teil miksert ei ole, siis seda kõike on võimalik ka sõrmede vahel teha. Ja nüüd ma panen siia sisse natukene soodat. No umbes nii palju, mitte rohkem. Lisan ka kuigi palju vaniljet, nii palju kui mul siin pakis veel alles on. Ja nüüd lisame siia või segu sisse umbes täpselt kuigi palju jahu. Natukene küpsetuspulbrit. No nii, natukene teelusikaga. Lisan veel veidi jahu. Ja hakkan seda segu sõrmitsema nüüd nii kaua, kuni küpsise taoline mass valmis on. Põhimõtteliselt, kui on teil sellised ained nagu suhkur, muna, või ja jahu, siis ongi praktiliselt põhilised küpsise valmistamiseks asjad olemas teil. Põhimõtteliselt on mul selline küpsise taigen juba valmis ja ma raputan nüüd siia taldriku peale ka suhkrut. Nii. Kuigi palju, kui vaja, saab hiljem juurde raputada. Nii, siin on küpsetusplaat küpsetuspaberiga ja munalõikur, milleks me küll seda kasutame. Ma ei viitsi täna taigend rullida, neile mingisugust kuju anda, aga siis lähme kergema vastupanu teed ja teeme lihtsalt munavurmiga mingisuguse kuju küpsistele. Nii, lükkame lahti. Laseme selle küpsise siit suhkrusest läbi. Ja asetame küpsetusplaadile ja siis tuleb järgmine küpsis. Suhkrus läbi ja plaadile ning jätkame samas vaimus.
Esimene plaaditäis küpsiseid on valmis ja nüüd ma panen need küpsised 180 kraadi juures umbes 10 kuni 12 minutiks ahju. Küpsised ümber vahetama. Ja teise plaaditäie küpsiseid ka ahju panema. Küpsised nagu küpsised ikka. Te ei pea neid nii helepruuniks laskma, aga kuna ma tahtsin nii väga teist plaaditäit ennem ära lõpetada, kui ma selle plaadi ahjust välja võtan, siis sellepärast mul on need küpsised natuke pruunemad, sest tegelikult kui ta seisab küpsis, siis ta läheb ise natuke kõvemaks. Väga hea. Aga nagu lubatud, nüüd ma määrin sidrunivõiet siia küpsiste peale. Panen küpsised omavahel kokku ja küpsis on valmis ja nüüd ma jätkan samas vaimus. Mul valmis ka teine plaaditäis küpsiseid. Sellised mu sidruniküpsised on, panen neile sidrunivõiet vahele. Ja teine küpsisekett peale. Ja siis neist tulevadki sellised ilusad, just nagu merekarbid on sellised küpsised. Lihtsalt jumalik. Veel kord, head isu minule, aga teile tšau!